tere ning kuulate saadet Muusikamaailm. Ja kõige alustuseks paar laulu. Ilus ja sinise toonor, Johann Strauss, romantism. Okei, jah, nüüd siis. See oli romantismi ajastust. Romantism oli minul sel aastal üks muusikateemast, sest romantism ja Eesti ajalugu. Romantism on tegelikult 11. klassi teema. Lugu on selline, et kõigepealt oli ühehäälne muusika ja siis tuli mitmehäälne muusika, sellele järgnes barokk, klassitsism ja siis tuli romantism, järgmine oli impressionism, tuleb sellele järgi. Nagu kunstiajalooski. Kunstiajaloos peaks olema sama järjekord. Jah. Romantismi ajal oli hästi palju selliseid tegijaid. Barokis oli neid 3. Bach, Vivaldi, Händel, 4 oli. Ja see, kes see oli veel? 3, Bach, Vivaldi, Händel. Klassitsismil oli samamoodi 3. Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven ja viimaseks oli see mäleta praegu, ma ei tea meelde. Klassitsismi helilooja. Mozart, Beethoven ja Beethoven läks elu lõpus juba rohkem romantismi ära. Kaldus rohkem romantismi poole.
3 põhilist heliloojat oli. Haydn ei olnud. Sepp Haydn, rohkem Mozart, Beethoven. Jah. Nii. Romantism oli lõpu. Klassitsismil oli need kindlad, tugevad, paika pandud reeglid. Klassitsismil järgis romantism, kus oli palju vabamad reeglid ja kus oli tundeküljest. Tundeid arvestati rohkem sisse. Romantismi heliloojaid oli hästi palju. Ja Beethoven ka oma viimastest teosest juba kaldus ära romantismi. Tiimis oli hästi palju heliloojaid. Näiteks mõned. Need olid see Johann Strauss, kaks Straussi isa ja poeg. Johann Straussid. Siis oli Edvard Grieg, Norra helilooja, selline Straussid ja Austria. Siis oli veel Tšaikovski, Tšaikovski, vene helilooja. Siis Soomest oli Jan Sibelius. Siis oli veel Franz Schubert, Robert Schumann, Richard Wagner, Johannes Brahms, Frédéric Chopin, Giuseppe Verdi, Modest Mussorgski, Mihhail Glinka. On mõned, need on ainult mõned heliloojatest. Ja oli nii, et oli üheline muusika kuni 18. sajandini. Polüfooniline mitmehäälsus ehk mitmehäälne muusika kuni 18. sajandini. Harmooniline mitmehäälsus edaspidi. Fooniline mitmehäälsus on see, kui üks häälelik on teistest tähtsam. Homofooniline. Polüfooniline on see, kus kõik häälerühmad on võrdse tähtsusega. Foonilise mitmehäälsusest tuli gotistiil kõigepealt 13. 14. sajandis, renessanss 14. 17. sajand, barokk 17. 18. sajand esimene pool, Bach, Händel või Valdi, Händel, klassitsism 18. sajandi teine pool, 19. sajandi algus, Haydn, Mozart, Beethoven ja romantism 19. sajand ainult. Ja romantismi sellised heliloojad, nagu ma juba ütlesin. Nii. Ja nüüd kuulame Blue Danube, ilusa sinise toona, Eine schöne blaue Donau, eine schönes blaues Donau. Saksa keeles, nagu ikka tol ajal kombeks. Kuulame. Romantismi ajast.
võtame järgmise näite. Morning Mood ehk Griegi lugu siis. Edward Grieg, romantismi ajastust, Norra helilooja. Jah. Nagu näha, täiesti erinev muusikad. Järgmine, Beethoveni 9. sümfoonia finaal. Saatuse sümfooniaks nimetatakse. Nüüd tuleb klassitsism. Ja nüüd siis lõpetuseks barokiajastust C-mažoor prelüüd Bachilt. Head aega ning head kuulamist.